No tere, Teneli! Tere, Rauno! No tere, rahvas! Tere! No nii, et teate, ma päris kaua üritasin vältida seda, aga no selline nõudmine käis lihtsalt, et ma ei saanud nagu enam vastu hakata, et Teneli ise tahtis ka. Et täna me teeme siis makroone. Et Itaalia meetod on nii-öelda algajale kõige lihtsam, kõige nii-öelda tõenäolisem, et vähem ebaõnnestub. Nii et tõenäosused on suured. Prantsuse meetod on siis see, kus sa teed suhkruga. Itaalia meetod on siis see, kus sa teed suhkrusiirupiga ja siis on veel ka tegelikult Šveitsi meetod, aga ma ei tea, kas me selleni üldse kunagi jõuame. Et kui te äkki kunagi. Aga kui te tahate, et teeme ka võib-olla kunagi Prantsuse meetodiga, siis võite teada anda, on ju. Aga tööle siis. Okei. Okei. Mis te siis teeme? Et võta siis kauss ja... Kuidas ma selle setan? Vabandust. Mul ei ole. Saamatu ei oska. Nii, ma annan sulle munad ja eralda siia munakollased, siia munavalged. Ja ma annan tegelikult sulle kaalu ka. Munakollane läheb suurde, jah? Ei, väiksesse. Väiksesse ja siia munavalge. Okay. Me paneme selle kausi siia kaalu peale ja sa pead saama siia täpselt 90 grammi munavalget. Aha. Okei. Nii, aga proovime siis. Ja mitte midagi muud sinna sisse ei lähe. Kui munakollane läheb, siis on otsast peale. Oh my god! Sa tegid küll vale pidi praegu. Ma tean see lihtsalt. Oota, ära siia, ei, munavalget ei pane siia või kollast ei pane siia. See on nagu siia. Hea läbu juba käib, no. See on algaja. Vaata, et koor katki ei lähe. Ehk ei lähe. Ma ei ole neid väga palju teinud. Noh, ja kui sul munakollast alles jääb, siis crème brûleed on ju teha. Jah, miks mitte? Muidugi tavaliselt on ju. Kõike teeme. Et ma tegelikult panen siis juba, mul on potis väike kogus vett ja ma teen siis suhkrusiirupi, ma panen siia kohe suhkru sisse, kogu koguse. Sina pane ikka munavalget sinna edasi ja siis ma panen siia kuumus alla ja hakkan kuumutama teda vaiksel kuumusel. Ja mis meie eesmärk siis on? Makrooni. Makrooni. Ehk siis meie eesmärk on saada ilus suhkrusiirup, mis ühtib siis makroonide nii-öelda tegevusega. Ma ei ole kunagi makroone teinud, ma neid ainult söönud. Nii, et see on väga ma panen siia hästi madalale kuumusele. Aga sulle maitsevad või? No jah, sest ma olen saanud väga häid šokolaadimakroone. Mis ma olen teinud juba, on ju. Aga üks põhjus, miks ma tegelikult üldse Teneli kutsusin siia, siis need, kes mind jälgivad, tegelikult teavad, et Teneli on üks nendest, kes kunagi üldse süüa ei teinud. Ei läinud veel munakollal? Ei, pane ära, sul on muna katki. Ja. Läks, me päässime olukorra. Nii, aga ma näen munakoort seal nüüd. Ja, ma peaks need sealt kätte saama. Kuidas sa saad munakoore kätte? Äkki luisikaga või? Munakoorega. Võta munakoor, mis on enam-vähem terve, et sealt enam neid tükke välja ei tuleks. Seda trikki ma ei ole küll teinud. Ja nüüd püüa need munakoored sealt kinni. Mina panen samal ajal blendrisse mandlijahu, tukksuhkru ja kakao, kuna me teeme ikkagi šokolaadi omasid, on ju. Yes. Nii. Ja siis gaas peale ja no näed, kui ilusti tulevad. No, nagu oleks varem teinud, on ju? Nagu oleks varem. Tundub, et sa oled proff sellel alal juba. Nii. Kirurgilisel teemal. Nii. Ja nüüd sa võid vahepeal käed ära pesta. Ma panen vahepeal siis kogu selle kuivsegu siia blendrisse ja ma purustan ta lihtsalt läbi, et kõik need suuremad tükid sealt välja saada. Kui sul blendrit ei ole, kasuta köögikombaini või mis iganes, või kui sul üldse midagi ei ole, siis tegelikult see samm ei ole nagu väga oluline. Et sa saad lihtsalt selle võrra väiksemad tükid, et ei tule sul see krobeline pealispind sinna peale. Et see on ainuke vahe, mis sa siis sellega saavutad. Ja ma panen kohe ta
täisvõimsusele ja näe, kus purustab. Ongi kogu lugu. Polnudki nagu midagi. Näed, Eneli jõudis ka vahepeal tagasi. Ei peagi üksi tegema. Nii, nüüd saad... Siin on siuke läbu juba vahepeal. Nii. Kõik minu siin. No sulle meeldib. Sulle meeldib kõike teha. Jaa, aga pärast saab kõik ära puhastada, nii et nii. All good. Ja siis seda kaalu meil enam vaja ei lähe. Ma annan sulle sõela ja saad sõeluma hakata. Ja sõela puhul siis kogu segu. Pane nüüd sõela sisse. Ja siis tiimitöö või? Ma ei saa midagi teha. Teamwork. Et enne ma rääkisin ka, et te olete kindlasti Tenelit juba näinud näiteks Instagramis, kus ma olen temast hästi palju rääkinud, et inimene, kes ei teinud enne üldse süüa. Tegelikult ei saa öelda, et üldse ei teinud. Ma tegin, kui oli vaja, aga kui ma läksin... Sinu söögi tegemine piirdus võileiva tegemisega. No, enamasti. No, sest mul ei olnud aega, ma olin tööl kogu aeg ja tegelikult ma käisin väljas söömas kogu aeg, sest et paratamatus on see, et kui sul on tööd palju ja muud elu on nii palju, siis ise endale teha oli seda sööki kunagi ka väga igav. Et midagi pidi kannatama, jah? Jaa. Et söögi tegemine ja basic. Basic. Nii, selle spaatli me jätame praegu kõrvale. Meil läheb seda pärast veel vaja. Aga nüüd sõelu kõik ära ja kasuta oma kätt ainult. Löö vastu kätte endale. Just. Jaa. Et kõik suuremad... Miks me sõelume seda üldse? Sellepärast, et siin võivad suuremad tükid sees olla. Kõik suuremad tükid, mis alles jäävad, need me viskame ära. Et me ei hakka midagi läbi sõelasid suruma. Kõik väiksed tükid jäävad siia sõela peale, me viskame need minema. Ja selle viskad ära. Nii, et on äge. Prügast. Ei võid sinna ka visata. Nii. Väga hea. Ja nüüd on meil see valmis. Ja mis meil järgmisena võiks teha? Me võiks lisama siia midagi hakata. Sinna me ei lisa midagi veel. Nii, natuke saab puhata, aga võta endale natukene soola ja pane miksri kannu. Ma panen selle praegu eemale. Ja natuke soola tähendab... Näpuotsaga. Et kui te näete minul neid retseptis on not kirjutatud, siis see on see minu vihje või minu enda lühikirjeldus. Aga näpuotsaga tähendab, et kas ma... Ei, sa võid lihtsalt raputada natukene, et sa ei pea mõõtma nii-öelda. Kõigi näpuotsad on tunde järgi. Nii, täitsa okei. Nii, ja nüüd meil on suhkrusiirup siin. Kuna me teeme Itaalia meetodil, siis temperatuur on hästi oluline. Selle jaoks on sul kindlasti kraadiklaasi vaja. Nii, me alustame sellega, et me paneme kraadiklaasi siia sisse. Ja kui suhkrusiirup jõuab 110 kraadini, nii, siis näed, jõudis. Nüüd sa võid hakata vaikselt vahustama. Nii et pane see sinna vaikselt alla. Nii, väga hea. Just. Ja nüüd vahustama. Pane alguses 3 peale umbes. Nii. Ja miks me alustame madalal kiirusel on sellepärast, et me munaniidistiku ära ei lõhuks. Siis on pärast kogu struktuur parem nii-öelda. Ja nüüd sa näed, temperatuur vaikselt tõuseb. 113, 114. Nüüd tõmba kiirus põhja. Nii. Ja nüüd me ootame, kuni meie suhkrusiirup jõuaks kraadini 117 kuni 118. Kui 117 kuni 118 on olemas, siis on selline veniv tekstuur, mis annabki sellele makroonilisele nätskuse. Nii, see peaks jõudma samal ajal ilusti vahule minna. No näed, siin on nagu vaatad ühele poole, vaatad teisele poole, et mis toimub, on ju. No nii, näed, ilus valge vaht hakkab tulema. Temperatuur 115,5. Oi. Et makroonidel tegelikult ei ole midagi rasket, see on lihtsalt selline täppisteadus. Aga kus saab sellise vahendi, termomeetri? Suht igast poest tegelikult. Toidupoes käid, aga sa pead vaatama, et ta oleks mõeldud temperatuuridele ka üle 100. Et väga paljud termomeetrid on alla 100. Nii, 116. 116,2, 5. Näe, tuleb. Nii, ja kui tuleb 117 täis, mina keeran üldjuhul välja. Näed, nüüd läheb välja. Lusikas välja. Ja nüüd hakkame valama siia sisse.
hästi õrnalt. Hästi vaikselt. Nii, vahepeal lased tal jälle vahepeal ära seguneda, sind sa näed, et on täiesti ilus nagu valge, vaata, läbipaistev. Ja nüüd, kui ta on jälle vahepeal sisse segunenud, mina lasen jälle natuke seguneda, see võib hakata natuke julgemalt valama. Jälle seguneb, kõik väga hästi. Nagu, no mulle meeldib, kõik toimib, mulle meeldib tegelikult väga makroone teha, aga mulle ei meeldi neid väga süüa, nii et noh. Mulle meeldib alati süüa, nii et ma võin on alati. Aga nüüd sa saad hakata ise tegema ka, on ju? No see, jaa, ma väga ootan seda. Nii. Sa tead siis, mida mulle järgmine kord külakosti tuua? Jah, hakkan makroone. Termomeeter. Okei, väga hea, see kõlab paremini. Hakkan ma neid makroone kogu aeg tegema. Nii, väga hea. Ja nüüd saab ilusti lõppu ka ära valada. Mis aja jooksul sa enam-vähem seda suhkrusiirupit valad siia? Sa valad teda lihtsalt peene joana. Vahepeal lased sisse segada ja siis uuesti. No näed sa. Nii kaunis. Nii ilus vä. Ja nüüd katsu seda. Päris kuum. Ja soe. Soe. Minu jaoks on see soe, mitte kuum. Jah, sellepärast sulle meeldib kogu aeg soojas olla. Nii, vahepeal siis vaatame, mis siin toimub. Kui ilus. Ilus läikiv. Nii, ja nüüd sa näed, vaata, ta kergelt vetrub. See ei ole nüüd nii-öelda tugev vaht. See on niisugune keskmisest tugevam, aga mitte päris tugev. Et kui sa teed Itaalia meetodil, siis on vahe selles, et sa teed keskmise tugevusega. Eks see on juba ideaalne. Okay. Kui sa teed nüüd midagi muud... See tähendaks siis seda, et kui mingit muud teha, siis peaks ta saab rohkem mahustama. Just, et kui sa teed prantsuse meetodil, siis ta peaks tugevam olema. Okay. See on praegu siuke ideaalne, et ta vajub tagasi, vaata. Et ta ei jää nagu täiesti terava tipuna. Nii. Üks osa on läbi. Võta uuesti see spaatel, mis sa ära panid. Nii. Nii. Oi. Nii, väga hea. Nii, ja nüüd me hakkame siis segama kokku seda mandli, tuhksukru ja kakaosegu sellega, aga enne see peab kuiv ka olema. Okay. Kindlasti spaatel peab kuiv olema, et midagi ära ei tohiks rikkuda. Nii, väga hea. Ja muidugi, siin vahepeal läks ju muna ka maha sul. Jaa. Saab selle ka vahepeal puhtaks teha. Saame juba lauaga puhtaks. Saab igasugu asju teha. Nii, aga siis me jaotame nüüd selle niimoodi ära, et teeme selle natuke nii-öelda töötavamaks. Et võta siit siuke 1/3 segust umbes. Ja sa panid ikka skalpelliga läbi lihtsalt täiesti täpselt. Nii. No, see on 1/3. Ja võta veel natuke siit, sul põhja jäi ikka päris palju veel. Jaa. Nii, väga hea. Ja nüüd on okei. Ja nüüd segada nii sisse ära, kui saad. Vahet ei ole. Nüüd sa ei pea temaga õrnalt, et sa ei pea temaga väga õrnalt ümber käima. Oluline on see, et sa saad selle mandlijahu ja nii-öelda muna omavahel nii-öelda segunema. Issand, kui ebamugavusest kaada on. Oota, ma proovin ise. Ei ole. Niimoodi ongi. Niimoodi segad ilusti. Nii. No kuidagi nagu ei... Aga siis sa võid hakata seda natuke lapikumaks tegema. Et selles mõttes ei ole oluline, kuidas sa teda teed esialgu, sellepärast, et see ei muuda nagu seda struktuuri. Praegu ongi oluline, et sa saad kaks erinevat tekstuuri omavahel nii-öelda ühendada. Aga miks me ainult 1/3 võtsime? Sellepärast, et kui sa paned sealt pool või üle poole, siis sul enamus nii-öelda õhku kaob juba välja. Et makrooni puhul on ju hästi oluline see, et seal on ka õhku palju. Nii, ja siis jällegi lähed edasi. Nii, ma annan vahepeal sinu kätte jälle. Saad jälle vahepeal segada. Mulle meeldib vaadata, kui naised tööd teevad. Seal on hästi palju erinevaid asju, mida räägitakse. Näiteks, et ei tohi väga segada ja nii edasi. Miks mulle meeldib Itaalia meetodil teha on see, et ma ei pea põdema sellepärast, et mul kogu see segu üle seguneb. Et ma kasutan eraldi silikoonäärega segamismõla ja mul on see, et see tõmbab kogu aeg selle kausiserva puhtaks, kui me paneme lõpuks selle siia sisse ja siis
see tundub ikka kole kuiv. Tead, võta veel natukene siit seda segu. Kohe. Siis sa ei võtnud ikka päris 1/3 ära ka. Natuke võtame siis juurde. Nii. Nii, ma panen selle segamismõla siia juba otsa samal ajal. Mis asja sa teed? Sa lihtsalt nagu silitad seda. Ma üritan segada, aga seda on nii raske segada. See ei segu kokku. Issa, kui hea see praegu välja näeb lihtsalt. Kuule, tuleb. Näe, selles mõttes sa ei pea üldse nagu, sa võid täitsa niimoodi segada alguses. Miks sa kohe siis ei öelnud? Ma ütlesin ju, ma näitasin ette ka siis. Tee nii ja tee naas, ma tegingi sinu järgi. Nii, ja nüüd sa näed, on siuke juba natuke nagu iiris, vaata. See on natuke nagu parem juba. See on nagu see, mis olema peaks, on ju. Nii, ja nüüd... Segan veel või? Ei, nüüd me paneme selle siia sisse. Nagu vastupidi või? Jah, nüüd paned selle siia. Tuleb. Rahu. Vaata, raske on kaamerasse teha, on ju. Tead, see on nagu näts siin sees. Ja, no see ongi see sama suhkrusiirup, mis me tegime. Jaa, et seda on nagu päris keeruline. Oota, anna ma teen ise selle ma ajan siin seda. Kiire protsessi ära. Jaa, sest et ma ei tea, pean siis abikaasa vahepeal appi võtma, kes kaussi hoiab. Korras. Ma võtan korraks selle uuesti siit ära. Ma tõmban ühe vispliga või spaatliga teise puhtaks ja saame edasi liikuda. Jätan selle veel siia igaks juhuks. Ja nüüd läheme uuesti mikstri juurde. Tead, mul on siuke, oota, sa võid paigale jääda korraks. Tead, mul on siuke tunne, et mind natuke häirib see blender siin ees, et ma tõstan selle blendri eest ära. Ma just tahtsin enne öelda, et äkki see varjutab ära liiga. See on liiga suur siia ette meile. Nii, ja siis pane see nüüd lase alla. Sealt poolt, just. Nii raske. Ja nüüd pane kõige madalamal kiirusel segunema. Mis asi see siin on? Ja näed, nüüd hakkab vaikselt segunema. Sa juba? Ma räägin, mulle meeldib teha neid, aga mulle ei meeldi nagu väga süüa neid. See tegemine on siuke nagu rahustamine. Mulle meeldib väga süüa neid. No, ma tean. Kõik, mis on šokolaad. Nii, väga ilus. Nüüd sa näed, et on juba päris ilusti segunenud ja vaata, kui kreemi need on. Aga nüüd, ma ei võta ära seda. Ma annan sulle kogu selle tegevuse. Võta spaatel ja nüüd tõmba korraks segamismõla nii-öelda puhtaks. Ma kardan, et äkki sa läheb siit üle ääre. Aga vist ei lähe ikka. Nii nunnu on vaadata. Kuidas sa õpetad oma beebisid välja või? Kellele mis beebi on ju? Nii. Väga hea. Ma räägin, et nüüd sa pead mehele ütlema, et sul on vaja uut mikserit. Siis hakkab sul ka need kiiremini need liikumised tulema. Muidu ma jääb vana meheks selle aja peale juba. Nii, ära sega seda. Nüüd tõmba lihtsalt ääred alla ja teistpidi. Oi, nii pidi. Surud alla. Okei. Aga miks me niimoodi teeme? Sellepärast, et me tahame kogu selle segu, mis on kausi küljes võib-olla veel kinni, suruda sinna taigna sisse. Okei. Et kõige olulisem on see, et see ilusti nii-öelda ära seguneks siis. No nii, ja tundub päris hea. Väga. Et oota, nüüd nii. Ma korraks tõmban selle siia uuesti ära nii-öelda puhtaks. Ja siis uuesti siia otsa. Uuesti alla. Ja korraks veel segama. No näed. Valmis. Ja ongi valmis. Nii lihtne ongi või?
mis sa mõtlesid siis? Ma ei tea, ma olen alati kujutanud ette, et see makrooni tegu on mingi ilgelt raske. Kusjuures räägitakse alati, vaata, et see on hästi raske ja siis inimesed ei julgegi proovida. Tegelikult on mega lihtne ja kui sa teed veel seda... see nagu... See ongi see kest. Jaa, see ongi see kest juba. Ja tegelikult, kui sa teed seda Itaalia meetodil, siis on väga väike tõenäosus, et sul see ebaõnnestub ka. Aga kui sul ei ole termomeetrit, kuidas sa siis tead? Ilma termomeetrita on suht raske seda teha, et siis tuleb prantsuse meetodil teha, et sa paned lihtsalt suhkrut juurde, aga siis on ka see ebaõnnestumine. Minu meelest on natuke suurem tõenäosus lihtsalt. Ühesõnaga termomeeter. Just, aga nüüd ka see või nagu tõmba kõik see segu uuesti keskele kokku. Samamoodi ülevalt alla, ja? Just. Ja siis saame pritsima juba hakata. Cool. Vaat seda pritsimist ma tahan küll näha. Ma pole kunagi seda teinud. Okei, siis ma tahan kindlasti näha. Oota, ma lähen toon endale asjad. Ma olen näinud, kuidas seda tehakse. Ja minul on üks väike nii-öelda sohileht ka, mida ma kasutan, et alati sama suured makroonid saada. Et seda ei ole vaja kasutada, aga mulle meeldib kasutada, siis ma tean, et tuleb hästi välja. Sa pead selle paberi siis küpsetuspaberi alla või? Just. Et ma panen selle Facebooki gruppi ka üles, et siis te saate selle sealt alla laadida ja lihtsalt välja printida. Et siis on teil endal ka natukene lihtsam sellega edasi tegutseda. See on nagu tavaline paber või? Tavaline paber, jaa. Ma olen 2 A4 printisin välja ja siis ma lihtsalt kleepisin kokku. Okay. Et siin ei ole mitte midagi muud. Nii. Et läheb see. Läheb see siia sisse. Ja kuidas see peaks veel juhtuma? Tead, ma leevendan su koormust. Et ma võtan siis lihtsalt ühe kopsiku, mis on minu jaoks mega lihtne alati. Ma panen selle kopsiku siia või pritskoti siia kopsiku sisse. Ja siis ma lihtsalt panen selle kogu segu siia sisse. Jamm. Tenelil hakkasid neelud käima. Jah, ma juba kujutan ette. Kujutad ette, kuidas juba valmis on? Ma kujutan ka. See on nagu nii hea lihtsalt. See on hea, aga ta on päris pikk protsess. Et, mis see kõige pikem protsess on selle juures? No okei, see oli ju, ei võta see ei võta nii kaua aega, aga näiteks ma arvan, et kõige pikem on see, et sa pead ootama, kuni sa need ahju paned. Et see ahju paned kogu ootama. Jaa, et nüüd on see, et me ei saa neid ahju kohe panna. Et sul on see, et seal peab nahk peale tekkima, et saaks ilus jalake tekkida. Et ta kuivab toatemperatuuril ja see kuivamine sõltub sellest, kui suur on õhuniiskus sul kodus. Okay. Et mõnel kuivab näiteks 15 minutiga ära. Kas seal on oluline just siis see, et sul ei oleks väga kuiv õhk toas? Mida kuivem on, seda parem. Sellepärast, et kui sul on õhuniiskus suur, siis sul ei tekigi lõpuks seda sinna peale. Aga kui seda ei tekigi, mis siis saab? No ta lõpuks ikka tekib. Okay. Et selles mõttes seal oleneb lihtsalt, et kui palju sinna aega selle jaoks kulub. Nii, ma pressin ta siit alt kokku. Kus selliseid killakesi või neid? Mina ostsin sellegi Mossist. Nii, nüüd võtame plaadi ja pane see plaadi alla nüüd. Nii, ja ma pigem näitan sulle enne ette ja siis vaatame, kuidas sul järgi tuleb. Kuna sa teed nagu nii kõik retseptid mul nii hästi järgi, siis ma arvan, ei ole probleemi nagu. Nii, et mina alustan siis nii, et ma alguses keeran ta nii pingesse, et ta peaaegu hakkab juba siit otsast välja tulema. Nii, ja siis ma vajutan ta siia keskele ja ma lasen alati otse. Täiesti otse, mitte ühegi nurga all. Ja kui sa saad selle vormi suuruse täis, väike ring ja lähed edasi. Uuesti jälle täiesti otse, saab täis, väike ring ja edasi. Aga kui sellist asja ei ole, mis siis võib mingit muud? Sa võid asendada näiteks selle Ziploc bagiga. Et lihtsalt, et sul oleks midagi, millega pritsida, sest ilma pritsimata sa seda ei tee. Et kui sa paned lusikaga, siis ta ei ole ikka päris see. Nii. Aga kus sa sellised makrooni kujud said? Need ma tegin ise.
et mida sa ei oska? mida ma ei oska? Ei, no mul oli lihtsalt see, et ma tahtsin... Rauno, kas on üldse midagi, mida sa ei oska või? mida sa nagu üldse ei oska? Küsi midagi kergema. Okei, nii, ma annan nüüd sinu kätte. Ettevaatlikult. Nii. Okei, vahetame kohad ära. Nüüd ma lihtsalt olen see publik. Ma tahan näha, mis siin toimuma hakkab. Raunale meeldib publik olla. ja, nii. Ja nüüd alati, kui sa pigistad, nii, pane ta nüüd sinna peale. Nii. Ja sa pigistad alati siit alumisest otsast, mitte keskelt, vaid alati ülevalt. Vau. Nii. Täitsa otse. Nii, täitsa otse. Nii. Oota, teeme nii. Ma teen ühe panni ära, siis teed pärast sina teise panni. Muidu meil läheb sassi see värgendus siin. Ehk siis ma näitan jällegi sulle ette. See ei ole nii kerge. Nii. Ole jällegi, sinu nii-öelda töötav käsi on üleval ja alati sulle keha lähedal. Teise käega lihtsalt toetad. Ja, just. Ja hästi keha ligidal ja teise käega lihtsalt toetad. See käsi, mis siin on, sellega sa ei vajuta kordagi. Okay. Nii, jällegi. Ja väike keer. Vähemalt ma tunnen oma kakukes ära kohe. ja, me kõik tunneme selle ära vist. Aga pärast on hea, siis kui sa teed teise panni, siis meil on kohe nagu väga selge, et kes mis tegi. Sest ma arvan, et pärast, kui see on harjutamise asi, pärast sul tuleb väga hästi välja kindlasti. Lihtsalt, kuna me ole seda kunagi teinud, siis see tundus küll lihtne, pealt vaadates tundub väga lihtne. Ja siis kui lõpuks pritsi ise kätte saad, siis on nagu... See on sama alati, kui ma su videod lahti võtan ja hakkan mingit retsepti tegema ja siis sul on mingi küüslauk, sibul, kõik on juba hakitud, siis mul on alles esimese küüslaugu. Oota ära aja minna. Mul hakkas käsi niimoodi lihtsalt vibreerima. Ma mõtlen, see ole võimalik, no. Aga ei ole hullu. No kõik tuleb ajaga. Jaa, midagi. Et lihtsalt see on harjutamise asi. Palju sa oled makroone kokku teinud üldse? Ma ei tea, ega ma ei ütleks, et ma nüüd ka mingi professionaal olen, aga ma olen selles mõttes ikka omajagu neid teinud. Ja mulle nagu, ma räägin, mulle meeldib neid teha, aga nagu... Aga miks sest tihemini neid ei tee? See on liiga pikk protsess. Kui ma teen näiteks juustukoogi või kreembrüleed, siis see on see, et ma teen valmis ja on kogu lugu. Aga siin on nagu see, et tee küpsised. See on just funnim ju. Nii. Ma annan sinu kätte. Siis ma võtan selle vormi siit alt ära. Saad hakata sina tegema. Mina samal ajal juba tegelen selle plaadiga edasi. Ja mis ma selle plaadiga teen, on see, et lahtise käega, ma ei peksa kunagi vastu lauda, vaid lahtise käega lihtsalt peksan. Ja sa näed, nad vajuvad laiali. Lähevadki. Vau! Ilusti siledaks. No näed, isegi minu kakuke. Isegi sinu oma läheb ilusaks. Isegi minu kakuke läheb ära. Nii, ja siis ma lasen teiselt poolt ka, sest sa näed, et ühelt poolt on suuremad, teiselt poolt on väiksemad. See ongi see, et kumbalt poolt sa peksad, et ühtlaselt igalt poolt peksad ära. Ja kui seda peksmist ei teeks, siis nad jääks sellised paksud ja... Ja siis nad tõenäoliselt ei küpse ka normaalselt sul. Okei. Nii. Väga hea. Valmis. Nüüd on sinu kord. Appi. Ma võtan vahepeal endale ühe hambatiku ja... Isegi nüüd ei tea, kumba pidi oma käsi hoida, sest et nagu... Ja hambatikuga teen ma siia väiksed. Need mullid, mis siia peale on tekkinud, need ma teen lihtsalt hambatikuga katki. Ma võin proovida, jah? Jaa, muidugi. Lase käia. Mida sa kardad? Näed, milline su kakuk oli? Ma isegi näed ei saa aru enam. Oota. Nii. Oota. Nii. Võta. Oi. Nii. Võta käega niimoodi, nagu sa pigistaks palli. Nii. Ei, mitte selle käega. Alati ülemise käega.
lõpetasime ära, mis sul nüüd tegemata on? Väikene löök. Väike löök, no peksa siis. Kas ta võib natuke niimoodi ka või ma pean nagu alustama kuskil? Vahet ei ole, peaasi, et sa lihtsalt lööd teda. Et aga proovi erinevaid kohti lüüa nagu. Ja täitsa julgelt. Ja. Kõvemini veel. Seda pudrunoia vaja. Pudrunoia ja siis pealt peksad, siis on näos või? Ei, alt. Nüüd pean hakkama vahetama poolt või? No vaikselt, jaa. Kas me peaks täitsa ümber keerama? Pööra täitsa ümber, jah. Okay. Nii palju jõudu on vaja. Nagu midagi toimub küll, jaa. Hea keset. No vaata, see on täitsa ilus siin. Ja see on ka ilus ja see, jah. Näed, hakkab tulema. Pole algaja kohta, pole paha. No näed. Ja esimest korda teed ju. Ma pole kunagi teinud, ma olen söönud. Nii. Kas me teeme natuke veel või? Natuke võiks veel teha. Oota, võtame selle paberi alt ära. No. Ups. Nii, peksa. Väga huvitav meetod peaks mainima. Nii tehaksegi või? Ja. Ei no, enamus peksavad vastu lauda, aga ma tunnen naabritele kaasa. Ja mööblist on ka natuke kahju. Ja, tegelikult nii ei ole ju valus ka. Ja. Ei tee midagi. No kuna sa pritsisid päris kõrgelt, siis ma arvan, neid päris suuri sa ära ei saagi. Need väiksed mummud siin. Need on nagu... No need on omapärased, no. Ma tahtsin vist öelda, et need on natuke nagu nibud. Nii, aga kas sul on õhumulje kuskil? Kui sul on õhumulje, siis hamburgiga saad neid natuke purustada. Otsi üles, kus nad on ja siis proovi neid katki teha. Et kui sind tegelikult need õhumullid arvad, et ei häiri, siis tegelikkuses on see, et kui need õhumullid hakkavad kogunema sinna kaane alla, siis need lõpuks võivad paisuda lapikuks. Et selle jaoks ongi oluline need õhumullid katki pigistada. Enam-vähem vist on nii. Nüüd on enam-vähem okei. Ja nüüd ta seisab meil siin olenevalt kui kaua, et siuke pool tundi kuni tund aega, et jällegi oleneb siis õhuniiskusest, mis sul toas on. Et oluline on see, et kui sa katsud teda, siis ta on nii-öelda ära kuivanud. Et mina ka tavaliselt katsun siukse koledama peal, et mis on, noh, siin on näiteks mingi see nibu nii-öelda, näed, ei ole üldse kuivanud veel. Nii et kui hakkab sõrmele külge, siis on mitte kuiv. Just, et kui sa hakkad puudutama teda, siis ta tegelikult ei tohi sulle nagu sellist mingit näpu külge hakata, vaid ta pigem nagu vajubki alla koos sinu näpuga ja siis pärast kerkib uuesti üles tagasi. Nii et varsti näeme uuesti siis. No jõu. Noh, mis su ma arvan, et esimese korra kohta on väga hästi. No päris hästi ju. Väga ilusad näevad välja. No katsu. Sa ei julge katsu. Vaata ei ta jäägi sõrme külge kinni. Ei no jäägi ja vaata, ta hakkab vaikselt vajub tagasi ka nagu, et ta ei jää nagu auku. Ilusti vaata, tuleb väike nõgu sisse ja siis uuesti kohe. Kontrollimismeetod. Jah, just. Aga siis ta läheb meil ahju. Kas sa mõlemad korraga või üks? Ma ütlen ausalt, et see oleneb väga sinu enda ahjust. Et mina üldjuhul teen üks plaat korraga, sellepärast, et kui mina teen 2 plaati korraga, noh, mul on vanem ahi ka, siis ta võib minna natuke siuke lappe, et siis nad ei tule nii ilusad ja ühtlased ja ümarad. Just, et pigem üks korraga ja see küpsetusaeg on siis siuke 12–15 minutit. A mis kraadiga me teeme? 150 kraadiga. 150 kraadi ja ülevalt alt küpsetus siis. Et first one to go. Paneme siis minu oma enne sisse. Sinu omad natuke ootavad. Aga võiks ju veel midagi teha. Jep, keskmise osa. Nii, võid valada. Oota. Nii, ja vala. Ja. Ütleme niimoodi, et ära neid potimõõte nii väga usalda rohkem nagu kaalu. Minu moto.
nii, ja siis me paneme siia suhkru sisse ja suhkru me paneme sellepärast sisse, et suhkur sulab siin ära. Ja siis me saame selle kreemi nii-öelda valmis ka, on ju. Et mis me teeme on siis see, et me sulatame siin suhkru ära ja kui suhkur on sulanud, kreem on kuum, siis läheb või see, ei, mitte toorjuust, Šokolaad. Šokolaad, jaa. Mul läheb vahepeal sõnad täitsa nagu suust sassi. Šokolaaditüki. Just, et me kasutame siis tumedat šokolaadi, et saada mõnus maitse sealt välja, on ju. Ja mis ma muud öelda oskan, et... Kas šokolaad läheb nüüd siis, kui see on pliidi peal seal? Ei. Et oluline on see, et sa ei tohi kunagi šokolaadi üle kuumutada. Okay. Et kui sa kuumutad šokolaadi üle, siis ta läheb tükki ja siis ta ei ole enam, siis sa ei saa teda enam kreemina kasutada. Et meie kasutame täna siis lisaks ka veel toorjuustu ja ma ütlen ausalt, kui su toorjuustu ei taha kasutada, sa võid kasutada võid. Või annab selles mõttes natuke tugevama struktuuri, eriti kui sa hoiad neid külmkapis, et makroonid peaks ju siuke 12 tundi võib-olla külmkapis olema, on ju, et need oleks võimalikult head ja nagu maitsed oleks läbi imbunud. Aga Teneli, räägi, millega sa tegeled siis? Mina tegelen praegu aktiivselt pisikese beebi kasvatamisega. Mul on väike tütar. Aga enne seda ma olin haiglas, töötasin pea 10 aastat siis radioloogia osakonnas. Magnet ja kompuuter, võib-olla kellelegi ütleb midagi. Kes Dr. House on vaatanud? Jah, sellepärast, et seal on kogu aeg see... Ma maakeeli olen pildistaja, fotograaf. Rauno pildistab väljastult, mina pildistan seespoolt. Ja siis hobi korras ka treener. Olen teinud neid paralleelselt. Kunagi sa tegid ikka väga palju treenerid. Jaa, aga siis ongi see, et tuli rasedus ja väga raske rasedus ja siis tuli väikene cut sinna vahele ja siis tuli koroona ja nüüd on läinud. Ja praegu lihtsalt puhkan kodus. Ja nüüd oled õnnelik beebimama. Beebimama, jaa. No nii, aga näed, meil on vahepeal see ka siin ilusti ära sulanud. Nüüd gaasipliidi puhul on muidugi hea, et gaasipliidil kohe, kui kuumus alt ära kaob, siis on kõik korras, on ju. Aga mis me teeme? Me valame kohe selle siia sisse. Nüüd ta natuke aega seisab. Nii, šokolaad siin natuke sulab. Siis, kui ta on natukene juba sulanud, praegu ta on juba natuke sulanud, siis me võime teda natuke kaasa aidata, seguneda siin kogu sellel massil. Ja siis on nagu, mis see on šokolaadine? Me teeme ikkagi šokolaadimakroone, eks ole. Kui mõnus. Tahaks juba nagu makroone saada. Kaua nendega läheb see? Võiks juba valmis olla. Ma ka aru ei saa. Väga äge. Nii, ja näed, kui kreemine. Ja ongi valmis. Päris timm. Jamm. No sa võid proovida, päris njom on. Jaa, väga hea. Ja siia läheb veel asju juurde, eks ole? Jaa, sest sul on alati mingi nišš iga asja juures. Muidugi, ma teen alati maitsed aina paremaks. Jaa. Aga paneme siis siia toidukile ka peale. Ja siis läheb ta meil külmkappi. Et kui makroonid valmis saavad, siis makroonid jahtuvad ka ära. Ja kas siis tuleb nagu ülejäänud selle koostise nagu... Just. Et praegu nagu ei lähe kõik siia sisse? Ei. Okay. Et siin on praegu lihtsalt see, et šokolaad ära sulaks. Me lihtsalt tegime selle esimese osa sellest kreemist valmis. Et ülejäänud läheb siis juba hiljem. All right then. No nii, minu omad on juba siin. Sinu omad andsid märku, et kohe. Võtke mind ahjust välja. Võta siis. All right. Tee tööd nüüd natukene. Tee tööd ja näe vaeva. Ja siis tuleb šokolaad või? Siis tuleb šokolaadinippel. Nii, tõsta siia samasse pliidi peale. No näed sa. Ilusad ju. Väga hea. Mitte sugugi paha. Ja mis nüüd saab? Nüüd me hakkame tegema šokolaadikreemi.
Varsti, enne need jahtuvad maha. Jaa. Enne jahtuvad maha ja siis vaatame, mis edasi saab. No kohe varsti siis. Kohe varsti, jah. No ta võiks. High five. Näete, Teneli sai makroonidega hakkama. Saad sina ka. Tšau, Teneli. Tšau, Rauno. Mis teed? Ootan. Ootad, et saaks makroone. Et saaks süüa. Et saaks süüa. Okei, davai. Teeme siis selle värgi lõpuni. Et makroonid on pikk töö, aga see töö on seda väärt, on ju? See on maitse. See on see kõik seda väärt. Nii, aga davai, vahetame positsioonid ära. Tule siia poole. Yes, boss. Ma teen siia poole. Ma lõpetan kreemi ära. Sa sobita kõik makroonid nüüd oma vahel kokku. Vaata, milline sobib kuhu ja klõpsa nad oma vahel kokku. Ehk siis võtad näiteks selle, võtad selle ja vaatad, et enam-vähem nagu match või? Enam-vähem nagu match, siis paned nad kokku kuskile. Swipe match või? Jah, need on siis, jah. Okei, ühesõnaga siis suuruse järgi. Suuruse järgi ja vaata, millised sulle meeldivad. Aga ma tean, et sulle meeldivad just suuremad. Ja siis panen lihtsalt siia peale, jah? Ja, panen nad lihtsalt üksteisele nii-öelda järjest ritta. Ja nüüd ma panen selle šokolaadikreemi siia. Oh, kas sa näed seda või? Ma tean, kui hästi see maitseb. Oh jaas. Makroonide puhul minu meelest on kõige suurem piin see, et sa teed nagu neid esiteks kaua ja siis sa pead veel ootama veel kauem, et need lõpuks valmis saaksid seal külmkapis. Ja kaua nad külmkapis keskmiselt siis võiks olla ikkagi miinimum? No ütleme 6 tundi on juba hästi. No tegelikult võiks olla sa võiks nagu eelmine päev teha valmis selles mõttes, et teed õhtul ala valmis ja siis just. Järgmine päev hommikusöögiks siis neid. Just, siis on nagu, ja võta sööja hommikusöögiks. No minu puhul oleks see tavaline. Issa ma vaatan praegu neid makroone ja ma olen nii uhke su üle. No isegi mina. Ise, sa tegid kõik ise. Ja nüüd kui... Nüüd on mul ainult termomeetrit veel koju või? Ja nüüd, kui see video tuleb üles, siis sa teed raudselt jälle samamoodi neid kodus ka. Oi, mitte raudselt, vaid kohe kindlasti. Nii, ma panen siis selle segu vispeldama. Nüüd ta läheb natuke heledamaks ka. Miks me vispeldame seda? Et kreemisemaks saada või? Just! No näed, sa oled õppinud küll midagi. Me peksame siia õhu sisse. Et ta tuleks ikka eriti ja näed, kui heledaks ta läheb või? Võrreldes sellega, mis ta alguses oli näiteks. No nii. See on nagu puhas luksus ju. Nii, ja siis kreem on ilusti mõnus on ju. Aga millega me veel kreemisemaks saame? Toorjuustu vä! Selle ma spikerdasin praegu lava peal. Oota, nii ma võtan nüüd siit ühe luska ka ja paneme seda toorjuustu ka siia mõnusalt sisse. Ja kui sa, nagu ma enne ütlesin, et kui sa tahad natukene sellist tugevamat konsistentsi, siis sa võid selle toorjuustu kogus asendada lihtsalt võiga. Siis saad siukse tugevama kreemi. Kui sa tahad siukest pehmemat kreemi, siis toorjuust sobib selle jaoks ideaalselt. Nii. Ja siis ma vahepeal tõmban need ääred ka siia sisse ja mis me veel teeme? Me teeme makroone. Teeme veel makroone. Aga kõikide nagu teiste maitsete puhul on tehnoloogia sama või? No näiteks oletame, kui keegi ei taha šokolaadi oma. No näiteks, kui sa šokolaadi oma ei taha, sa paned lihtsalt toiduvärvi sinna sekka ja sa teed näiteks sidrunikreemi nendest munakollastest, mis alles jäid. Okay. Väga hea ju. Nii, ja siis natukene paneme espressolikööri ka. Kui sa espressolikööri ei taha kasutada, kasutad lihtsalt espressot. Aga see on nagu sobib väga hästi šokolaadiga. Nagu sinu retseptidega. Minu retseptidega sobivad kõik head asjad ainult. Ja. Nii, ja siis uuesti. Ma nüüd vaatan, muidugi sa ladusid neid kõik järjest, et nüüd ma mõtlen, kuidas sa neid katuseid pealt hakkad ära võtma. Aga kuhu sa paned need? Ma tavaliselt jätan nagu ühe rea vahele, et ma saan tõsta selle siia, selle siia, selle siia. Ma nüüd hakkan ajutama. Nii, oi, tunned seda kohvilõhna või? Jaa. Oo, jaas. Väga hea. Nii, ma tõmban need ääred ka uuesti siia alla.
ja siis on põhimõtteliselt juba valmis. No näed sa. Ja šokolaadikreem on valmis. Nii ma korraks vaatan, mis see maitse meil siin teeb. See on nii hea. See on nagu surm šokolaadi läbi. Ja, aga see on šokolaadisõpradega nagu mulle, et kellele šokolaad võib-olla nii väga ei meeldi, siis... Huvitav, kellele üldse šokolaad ei meeldi? On selliseid, kellele meeldib vanilja näiteks. Plain nagu vanilje. Pane mulle nüüd see siia sisse. Kuidas see tehnika siis kõige parem? See ei olegi nii hull kui enne oli. Nii, jah, sa mõtled enne seda alguses oli... siis, kui ta külm oli ja kui ta oli ainult šokolaad ja vahukoor ja suhkur. Nüüd on ikka siin muud mämmi ka. Nii, väga hea. Tõmba mööda serva, just. Ja, mul on isegi ju sinu videodest nii palju õpitud, et mul on nii palju erinevaid maitsaineid juba ka kasutusel, mida kunagi minu kapis ei ole varem olnud. Ja ei, videote vaatamine on väga kasulik. Nii. Nüüd sa oled nad kokku sobitanud. Mis me nüüd teeme? Ma arvan, et me hakkame nüüd siia vahele seda laduma. Ja, aga nüüd sa pead katused pealt uuesti ära tõstma. Tõsta lihtsalt katused pealt ära ja saame edasi minna. Ja, nii oota. Ei, ma lähen siia. Vist, ja. Nii, ja siis mis me teeme, on see, et sul ei ole isegi tülle vaja või seda pritsi otsikut. Vajutad siia keskele ja ootad, kuni ta jõuab kuni ta jõuab peaaegu äärteni. Sa ei peagi täitsa äärteni teda laskma, vaid jätad natukene äärest nii-öelda ruumi üle talle. No tee ka mõni. Ja siis ma juba hakkan siin vaikselt kokku rullima. Paned nad omavahel kokku ja siis keerad õrnalt ja vaata, kui ilus. See on nagu nii nunnu. Nii nunnu. Sa ei julge jälle keerata. Sa üritad ülevalt pigistada, aga võta siit kinni ja vajuta siit alla, nagu siit surud. Terve peopesaga. Pigista nagu, mõtle, sul on pall käes ja siis sa pigistad palli peopesaga kokku. Kas ma pean samamoodi keskelt alustama või? Jaa. Nagu sama tehnika? Just. Nagu stressi, just, ja otse ülevalt alla. Nagu stressi palli pigistaks kokku. No näed! Väga hea. Nii või? Tuleb küll, jaa. No kuule, hakkab tulema. Ma räägin, harjutamine teeb meistriks. No nii, ilus. Väga hea. Kuule, kas ma pean nüüd ootama nii kaua, kuni sa siin lõpuni teed või? Ei, me võime teha... Teeme niimoodi, et sa lõpetad ära, ma tahan vahepeal proovida. Tee endale niimoodi paar tükki siin rulli kokku ja siis vaatame, mis on parem. Ja kuidas on parem. Ei, hoita, ära pane rohkem. Ära täidagi rohkem. Ok. Pane lihtsalt korraks kõrvale see. Ja ütleme niimoodi, et peaks nüüd... Nii vajuta ja siis keera teda õrnalt edasi tagasi. Just. Väga ilus. No näed! Tuligi... Oi! Ja see nibu on ikka alles. Väga hea, ilus. No super. Kohe näha on kelle tehtud. No nii, tavaiks. Cheers! Cheers! Proovime ära siis. Praegu küll tuleb külgede pealt veits välja. Tuleb kinni püüda, kõik korraga suhu. Jaa, aga maitse. Okei. Väga hea. Okei, tavai, mis passid, tee nüüd edasi. Aga ma ootan nüüd teie tulemusi ka, on ju, et Teneli nagunii teeb varsti järgi. Teneli sai selle Private 101 lessoni, et kuidas teha. Aga tehke teie järgi ja näidake meile ka, on ju. Tavaiks, tšau! Tšau!